Need on mõned fotod toimikust, mille kaunte vahele mahub äärmiselt keerukas narkokaubandusjuhtum, kus kogused olid äärmiselt suured ja grupeering väga organiseeritud. Tegutsesid nad alates 2024. aastast kuni 2025. aasta lõpuni. Põhja ringkonnaprokuratuur esitas 6 süüdistatavale süüdistuse suures koguses erinevate narkootiliste ainete käitlemises ja seda siis grupiviisiliselt. Et süüdistatavate valdusest leiti erinevaid narkootilisi aineid, sealhulgas nii sünteetilisi opioide kui ka alfa-PVP-d siis kogustes, millest piisaks narkojoobe tekitamiseks kuni 8 miljonile inimesele. Grupeeringu pealik oli 63-aastane Suleman Tungurov. Tegemist on väga kogenud narkoärikaga, kes siin juba korduvalt pihtide vahel olnud. Just tema tavamine ja grupeeringuga seostamine oli uurijatele väga suur väljakutse. Ained aga, mida siia toodi, olid äärmiselt karmid. Sellist asja kui ohutu narkootiline aine pole olemas, aga kui me räägime just nitaseenidest ja orfiinide grupi opioididest, tegemist on äärmiselt kangete opioididega ja nad jätavad järjest vähem eksimusruumi tarvitajatele. Et ühekordne doos, me ei räägi ammu enam grammidest, vaid milligrammidest. Ja kahjuks need ained, mis on viimastel aastatel meie turule tulnud, on oma eelkäijatest kordades kangemad ja seetõttu ka kordades ohtlikumad. Seega on äärmiselt suur oht nende ainete puhul eksida. Ilmselt on nende tegevus narkosurma juhtumeid põhjustanud. Mitmeid on raske väita. Sünteetiliste opioidide puhul ongi palju räägitud Lätist. Miks need sealt tulevad? Olukorras, kus piir Venemaaga on korraliku kontrolli all, siis suurem osa ainetest ei toodeta koha pealt, vaid tuuakse meile sisse maismaa kaudu läbi Läti. Ja sellepärast ka Läti turul olevad ained jõuavad ka meieni. Oli tegemist selline grupiga, kes oli hästi organiseeritud? Tegemist oli kogenud kurjategijatega. Osa neist on juba varasemalt süüdi mõistetud sarnaste kuritegude eest ja sellepärast nad olid juba pikemat aega meie siis huviorbiidis. Seda narkokäitlemise ahelat juhtis süüdistatava, keda on varem juba suures koguses narkootiliste ainete käitlemise eest karistatud. Tõendid, mis on kohtueelse menetluse käigus kogutud, viitavad sellele, et tema tegeles siis narkootiliste ainete sisseveo organiseerimisega Eestisse, mis tõttu oli temal võrdlemisi oluline roll selles narkokäitlemise ahelas. Iseloomustamiseks võib öelda vaid nii palju, et sünteetilised opioidid on mitmeid kordi kangemad kui näiteks fentanüül.